ja läbi hea ja halva nagu koos kasvades. Mitte niimoodi, et üks on siis nagu see vildakas partner näiteks, et kes peab endaga kogu aeg tööd tegema, sest kogu aeg on temas on ala probleem. Ja teine on siis see perfektne partner, et sellist asja ei ole nagu olemas. Et meie romantilised partnerid ja noh, üldse inimesed, kes meile elusse tuuakse siis mingisugusteks etappideks, on alati need peeglid, kes näitavad, milline on tema, selline olen ka mina. Kui sa ei soovi sellist peeglit, siis sa pead endasse vaatama, mitte sa ei saa partnerit süüdistada. Ja see ongi see võti. Ja see on ka nagu see koht, miks me tegime selle ürituse. Et kui sa sellele üritusele näiteks tuled, sest sa tahad sellest kohast edasi liikuda, kus sul näod vahelduvad, aga need samad murtutsüklid muudkui korduvad ja korduvad. Ja kui sa tunned, et noh, sul ei tule nagu seda, kas su süda on üldse kinni või ta ei täitu selles suhtes, või et sina oled nagu kogu aeg see vildakas ja teine arvab, et temas ei ole mitte midagi viga ja nii edasi, siis need on nagu need kohad, kus vaadata, tulla ja tegeleda. Kas siis üks ühele või üritusel või siis tulla kõigepealt üritusele, saada mingisugune rohkem nagu teadvustamine, mingi selgus ja siis võib-olla edasi sügavuti üks ühele edasi liikuda. Et see on kindlasti hästi oluline, et see, mida ka varem mainisime, et ausus enda ja enda partnerite vastu. Ja ka see, et kui sa ei lase endal terveneda, kui sa ei võta endale elus aega, et oma jamad ära tervendada, endale ausalt otsa vaadata ja otsustada, et järgmisesse suhtesse mina sellisel kujul ei liigu, järgmine suhe peab olema täiesti teissugune kvalitatiivselt, siis ma teen selle valiku ja ma teen vajaliku töö. Minul oli ka nagu see otsus, miks ma samamoodi tahtsin nagu edasi tegeleda.